avavooru lood olid kõik äärmiselt huvitavad kuulata, väga omanäolised ja väga erinevad. Ideaalne variant oleks ju see näiteks, kui mingi uus bänd suudab oma uue loominguga tekitada uue auditooriumi, leida uusi kuulajaid endale ja tekitada rohkem ja rohkem noortes inimestes seda kuulamisharjumust, live-kontserdi kuulamisharjumust ja sellises vormis ja võtmes kooskäimisharjumust. Nende konkreetsete temade põhjal lihtsalt eristusid piisavalt palju, et me saime neid üheskoos niimoodi suhteliselt kindlalt nagu välja valida. Et asjad olid paigas ja midagi oli rohkem kui teistel. Kuidas oli? Meie valik oli väga hea. Ma arvan, et nii üksmeelset žüriid pole laua taga näinudki varem. Et selles mõttes oli suhteliselt lihtne teha, et sellised piiripealsed, kes oleks võinud ka saada. Oli ka, aga ega see ei jää viimaseks pedafolgiks. Ütleme nii, et kui me olime natuke kahe vahel, siis me valisime ka mõeldes publikule, et publikul oleks natuke huvitavam ja oleks natukene erinäolisemaid bände, mida siis kuulata õhtu jooksul. Et muusikat on, nii nagu ütleb ka konkursi nimi, pedafolk on ka folki ja on ka pedagoogilist rocki. Nii et kõik on õige. Ja pedafolgist mina tean kindlasti väga paljusid muusikuid, kes on omal ajal mingite bändidega siit läbi käinud ja on tänaseks päevaks väga edukateks muusikuteks või muusikaärimeesteks saanud, nii et igasugune konkurss on alati heaks kasvulavaks ja stardipakuks, nii et tasub osa võtta kindlasti. Nii kui ma kuskil ülikooli lähen, ma võtan ka osa, nii et olge valmis. Sealt tuleb ju uusi noore bände peale, et kõik, keda vähegi huvitab see muusika ja uued artistid võiksid külastada. Muidugi, olge kohal, ma tulen ka.